Olgu, see saab olema päris tuline arutelu. Haakristid, ISISe, Hezbollah ja Hamasi lipud. Need on vaid mõned vastuolulised sümbolid, mida oleme näinud lehvimas Ameerika tänavatel ja üle kogu maailma. Aga kas kõik need sümbolid on tegelikult kaitstud USA põhiseaduse esimese muudatuse alusel? Ja kas USA saab ja peaks tegema rohkem, et võidelda vihasümbolite näitamise vastu? Meiega liitud täna õhtul aruteluks Tov Hiikind, ühenduse Americans Against Antisemitism asutaja. Professor Jacob Mekangama, Future of Free Speechi tegevjuht ja Vanderbilti ülikooli teadusprofessor ning 24 Newsi vanem korrespondent Owen Alterman. Tere kõigile! Aga enne kui alustame arutelu, vaatame tausta. Ameerika Ühendriikides on sellised sümbolid nagu Haakrist või ISISe lipp üldiselt kaitstud esimese muudatuse alusel. Seadus käsitleb tavaliselt lipu, märgi või sümboli näitamist kui eneseväljenduse vormi, isegi kui sõnumit peetakse laialdaselt vihkavaks, solvavaks või äärmuslikuks. Enamikel juhtudel ei saa valitsus seda eneseväljendust keelata, lihtsalt seetõttu, et ta ei nõustu edastatava seisukohaga. Siiski ei ole esimese muudatuse kaitse absoluutne. Näitamine võib muutuda ebaseaduslikuks, kui see on osa tõsiseltvõetavast ähvardusest või sihipärasest hirmutamisest, üleskutsest vahetule vägivallale või kuritegelikust toetusest terroristlikule organisatsioonile. Võimud võivad samuti jõustada neutraalseid reegleid, mis puudutavad lubasid, loata sisenemist, avalikku turvalisust ja eravara kasutamist. Need reeglid peavad üldjuhul kehtima kõigile rühmadele, mitte sihtima ühte konkreetset poliitilist või ideoloogilist sõnumit. Laiade sõnavabaduse kaitsjate pooldajad väidavad, et kui anda valitsusele õigus teatud sümboleid keelata, võib see lõpuks mõjutada ka teisi vastuolulisi eneseväljenduse vorme. Kriitikud väidavad, et mõnedel sümbolitel on nii tugev seos vägivalla, tagakiusamise või terrorismiga, et nende näitamine võib põhjustada tegelikku kahju isegi ilma otsese ähvarduseta. Kas sõnavabaduse kaitsmine tähendab ka vihasümbolite kaitsmist? Hästi, ja nüüd oleme valmis alustama oma väitlust. Meil on taas kohal Tov, professor Jacob ja Owen Altman. Alustame kõigepealt Toviga. Esimesele küsimusele vastamiseks on igal ühel 30 sekundit, enne kui läheme sügavamale selle arutelu erinevatesse kihtidesse. Nii et esimene küsimus, 30 sekundit. Kas sõnavabaduse kaitsmine tähendab ka vihasümbolite kaitsmist? Tov. Siin riigis on vastus ilmselgelt jah. Ja mul ei ole sellega probleemi, kuigi ma põlgan mõningaid neist sümbolitest. Aga teiselt poolt valitsusel lasub kohustus kaitsta kõiki kodanikke, mitte ainult neid inimesi, kes on seotud nende õudsete lippudega või ütlevad asju, mis võivad viia vägivallani inimeste vastu. Seega ma toetan, ma ei taha midagi teha. See ongi see, mis teeb Ameerika suureks. See on sõnavabadus. Kuid me peame tegema kõik endast oleneva, et kaitsta inimesi meie kogukondades võrdselt. Hästi, me jätkame nüüd. See oli 30 sekundit. Professor Jakob, mis on teie mõtted selle kohta? Ma olen nende seisukohtadega väga nõus. Ma arvan, et on oluline märkida, et juudi kogukonnad olid Ameerikas väga olulised vihakõne seaduste vastu võitlemisel, sest nad mõistsid, et sõnavabaduse piiranguid kehtestavad ja jõustavad enamused. Ja kui sa oled vähemuses, siis oled sa alati vaid ühe poliitilise enamuse kaugusel sellest, et olla selliste seaduste kasusaaja asemel nende sihtmärk. Samuti on tõsi, et valitsused peaksid ilmselgelt kaitsma ähvarduste, õhutamise ja hirmutamise eest. Ja see on täiesti kooskõlas tugeva ja jõulise esimese paranduse kaitsega, mis Ameerika Ühendriikides eksisteerib. Hästi, Owen. Emily, Ameerika Ühendriikide põhiseaduses on palju osi, mis on katki. Senat, mis annab Californiale sama palju kohti kui Wyomingile, valimiskogu, venitustaktika, kampaania rahastamise seadused, aga USA põhiseaduse esimene parandus ei ole üks neist. See on Ameerika Ühendriikides ainulaadne. Euroopa riikides ja ka Iisraelis on kõne kohta väga erinevad reeglid, sealhulgas vihakõne kohta. Aga nagu me just kuulsime oma esimestelt kahest külaliselt ja nagu Oliver Wendell Holmes ütles umbes 100 aastat tagasi, on kõne, mida USA põhiseaduse esimene parandus kaitseb, just vihkamise mõte. See tähendab, et ebapopulaarne ja vihkav kõne on USA põhiseaduse esimese paranduse poolt kaitstud. Sellest tuleb kinni pidada nii seaduses kui ka vaimus. Joey raport on täpselt piiril. See on nende 5 kõnega tegeleda. Üldiselt ei tohiks neid vastu võtta. Olgu. Jah, see on selgelt väga oluline, eriti kuna elame tehisintellekti ja sotsiaalmeedia ajastul. See annab nendele asjadele täiesti uue mõõtme. Nii et küsimus on, kas vihasümboli näitamine on lihtsalt poliitiline väljendus või võib see iseenesest olla hirmutamine? Tov.
tere, pole kahtluski, et palju sellest, mis praegu selle riigi tänavatel toimub, vihasümbolitega. Ma mõtlen otse välja öeldes näiteks Iraani või Hezbollah toetavad lipud. Muidugi, need on puhtalt vihkamist väljendavad ja mõeldud hirmutamiseks ning see, mis riigis toimub, on õudus. Aga mündi teine pool, mida kahjuks ei tehta, selle riigi juudi kogukonnas on hirm. Kogukonnas räägitakse sellest, kas juutidel on Ameerikas tulevikku. See on kohutav. Kuidas on võimalik, et inimesed räägivad sellest, kui nad istuvad oma laua taga, sabati laua taga ja nii edasi. Nii et teate, me peame leidma viisi, kuidas sellele probleemile läheneda. Praegu ei tehta seda tõhusalt. Ja ma tahaksin rääkida New Yorgi linnapeast. Kes on selle riigis toimuva õhutamise sümbol? Nii et jah, mida teie arvate, professor, kas siin on mingi kesktee, kas on olemas hall ala, seadus on seadus, aga ma ei usu, et riigi rajajad ootasid, et me oleksime praegu sellises olukorras ja et selline vihkav kõne oleks nii lihtne ja avalik? Ma ütleksin, et see ei ole uus arutelu. Ilmselgelt on Ameerika ajaloos olnud palju inetuid rassismipuhanguid, olgu see siis antisemitism või rassism mustanahaliste vastu, näiteks. Ja on väga hea põhjus, miks esimene põhiseaduse muudatus kaitseb isegi vihkavat kõnet. Ma elan Tennessee osariigis. Kui minna tagasi 1940-ndatesse, siin Memphise politseiülem ähvardas mustanahalistele kuulunud ajalehti, öeldes, et te levitate vihakõnet, kritiseerides rassilist segregatsiooni. Nii et sama inimene, kes oli teadagi see, kes ütles, et nad levitavad vihakõnet, oli sama inimene, kes jõustas segregatsiooni. Aga meie kodanikuühiskonnana saame kasutada sõna. Me saame sõnavabadust sõna otseses mõttes kasutada nende asjade vastu võitlemiseks. Väga tihti näete, et kui näiteks toimub neonatside marss, siis vastumeeleavaldajad on arvuliselt üle neonatsidest. Ja see on palju võimsam sümbol Ameerika ühiskonna vastupidavusest kui see, et anda neile neonatsidele tähelepanu, muutes nad näiteks arreteerimise kaudu märtriteks. Ja kui vaadata Euroopat, siis Euroopas on üha karmimad vihakõne seadused, kuid ma ei ütleks, et olukord juutide jaoks Euroopas on parem või turvalisem kui Ameerikas. Ja mida sina arvad? Kuula, võttes arvesse seda, mida oleme kuulnud, Emili ei ole ainult kodanikuühiskond see, kes saab ja peaks välja tulema protestima ja vastu protestima. Need on poliitilised liidrid ise. Sageli tekib segadus, et kuna USA põhiseaduse esimene muudatus lubab sõnavabadust, et poliitilised liidrid peavad jääma kõrvale. Nad peavad jääma kõrvale selles mõttes, et nad ei tohi keelata kõnet ega võtta selle vastu meetmeid. See oleks põhiseaduse vastane. Aga nad võivad siiski kasutada oma mõjuvõimu, et sellele vastu astuda. Ja tulles tagasi selle juurde, mida Dov Hikind ütles Zoran Mamdani kohta, siis ma ei ole selles leeris, kes arvab, et Mamdani on iseenesest antisemiitlik. Kuid Zoran Mamdani kohtleb juudi New Yorklasi sageli nagu oma vasalle. Mida ta ütleb? Ta ütleb sisuliselt, me kaitseme teid. Ma hoolitsen selle eest, et oleks piisavalt turvameetmeid, et teid kaitsta. Sellest ei piisa. Sellest ei piisa, kui ta ütleb, et me kaitseme teid. Te olete sisuliselt minu vasallid ja me kaitseme teid. Ta peab ise avalikult välja astuma antisemiitliku kõne vastu, isegi kui see on kõne, mis on maskeeritud Iisraeli vastaseks kõneks. Ja on tõsi, et mitte kogu Iisraeli vastane kõne ei ole antisemiitlik, ma olen sellega nõus. Aga ta saab teha rohkem, et panna Dov Hikindi ja miljon New Yorgi 5 linnaosas elavat juuti end mugavamalt tundma. See on kooskõlas USA põhiseaduse esimese muudatusega. See on isegi kooskõlas tema karmide Iisraeli vastaste seisukohtadega. Ta pole piisavalt teinud. Kas ma võin lihtsalt öelda professori kohta? Meil pole Ameerikas kunagi varem olnud midagi sellist, millega me täna silmitsi seisame. Punkt. See on erinev kõigest, mis varem olnud. Ja konkreetselt Mamdani kohta endine kuberner David Patterson ja mina oleme saatnud kirja peaprokurörile. Ma veetsin pool tundi rääkides Justiitsministeeriumi kodanikuõiguste osakonna juhiga Harmi Tülaniga paar päeva tagasi. Me palume uurimist ja nõuame, et tegeletaks New Yorgi linnapea õhutamise ja kodanikuõiguste rikkumisega tema pool. Kui keegi saab New Yorgis noahaava, linnapea ei pane nuga juudi kehasse.
aga ta on teatud tasemel vastutav ja tal on sellest kinnisidee. Me pole selles riigis kunagi midagi sellist näinud ja fakt on see, et Mamdani ei ole eraisik. Reeglid ei ole samad linnapea Mamdani ja teiste valitud ametnike jaoks, kes põhjustavad sellist vihkamist, mida me pole kunagi varem näinud. Inimesed räägivad, kas Ameerikas on tulevikku? Ma arvan, et on küll, aga see, mis toimub, on hirmutav ja me peame olema karmid. Teine osa sellest on see, et juudi kogukond peab end tõsiselt kokku võtma. Me peame ka end kaitsma. Me peame lõpetama kerjamise. Ma mõtlen, et nädal tagasi juudi juhid, niinimetatud juudi juhid, ütlesid asju nagu, et me peame linnapead veenma, et ta võtaks tooni maha 10 või 20% pärast. Mida sa mõtled, et peaks hoogu maha võtma? Me peame olema karmid, tugevad ja uhked. Ja me olemegi juhtimist pole aimugi, kuidas asju lahendada. Ja asjad lähevad ainult hullemaks, mul on kahju seda öelda. Jumal teab, mis järgmisel nädalal Ameerikas New Yorgis juhtub. Selle vihkamise tõttu New Yorgi linnapea kinnisidee Iisraeli, sionismi ja muu sellise suhtes, see on kontrolli alt väljas. Tõesti on. Professor, tulles tagasi teie juurde, siis kuhu peaks tõmbama seadusliku piiri solvava kõne ja tõelise ähvarduse vahel, sest see piir hägustub üha enam võrreldes varasemate aastatega? Ei, ma arvan, et esimene põhiseaduse parandus teeb selles osas väga head tööd. Nii et jälle nagu, kui te ütlete midagi kohutavat juutide kohta, siis see on kaitstud. Aga teil ei ole õigust, teate küll, rüvetada sünagoogi või ahistada või hirmutada. Selle vastu on olemas seadused. Selle vastu on olemas seadused ja need seadused tuleb ilmselgelt jõustada. Aga see ei ole nii, et põhiseaduse esimene parandus lubab kõike, kui tegemist on tegeliku vägivalla, ähvarduste, hirmutamise või õhutamisega. Nii et selles mõttes arvan ma, et Ameerika seadus saab sellega õigesti hakkama ja nagu ma ütlesin, mitte ainult juudi rühmad, vaid ka juudi ülemkohtu kohtunikud on tunnistanud selle tähtsust, võib-olla isegi vastuolulisena tunduvat tähtsust. Printsiipi, et tugev ja põhimõttekindel sõnavabadus isegi vihkavate ideede ja vihkavate inimeste puhul on hädavajalik kõigi juutide ja mittejuutide võrdseks kaitseks. Põhimõtteliselt kõigi ameeriklaste jaoks. Ja aga räägime uuesti sellest, nagu me ütlesime, poliitikute vastutusest. Loomulikult on esimene põhiseaduse muudatus. Aga kas keegi ei peaks olema mõistuse hääl ja pakkuma natuke tervet mõistust selle asemel, et mitte midagi teha? Ma tulen tagasi selle juurde, tead küll, istumismeeleavaldused Columbia ülikoolis. Tõsi, Mamdani ei olnud siis veel linnapea, aga kas mitte midagi ütlemine teeb olukorra ainult hullemaks? Kas sa arvad, et kohalikel juhtidel on moraalne kohustus midagi ette võtta? Aga Ma arvan, et see aitab tohutult, kui poliitikud, eriti kõige mõjukamad ja nähtavamad, võtavad nende küsimuste suhtes seisukoha. Probleem on muidugi selles, on see, et Ameerika on praegu äärmiselt polariseerunud ja sellised teemad nagu Iisrael-Palestiina on väga lõhestavad ning inimesed vaatavad neid väga erinevate vaatenurkade kaudu. Ja see teeb poliitikute jaoks mõlemal poolel keeruliseks sellest kõigest kõrgemale tõusta. Ja võtta seisukoht selle kasuks, mida võiks nimetada universaalseks arusaamaks, et kõigil inimestel on võrdsed õigused. Nii et ilmselgelt on tänapäeva Ameerikas poliitiline läbikukkumine. Selles mõttes, et retoorika on äärmiselt polariseerunud. Ja väga vähe on soovi tunnistada teise poole inimlikkust. Ja see on probleem, aga see ei ole midagi, mida saaks seadusega reguleerida. Ja mida sina arvad? Ma ütlen, et juudi kogukonna suhtes kehtib topeltstandard. Kujutage ette, kui KKK marssijad tuleksid New Yorki, et marssida läbi teatud linnaosade. Või kui tuleksid homofoobsed meeleavaldajad või keegi selline. Kui viha oleks suunatud ükskõik millise teise grupi vastu peale juutide, siis oleks demokraatliku partei ja paljude liberaalsete juudi juhtide poolt tohutu reaktsioon. Aga kui asi puudutab juudi kogukonda, on olukord hoopis teistsugune.
Teate, see on nagu, jah, me peame tegema kõik, mis võimalik koos linnapeaga, lõppude lõpuks, kuulge, teate, vihkajad, jätame viha kõrvale. Meil on vaja linnapeal rahastust saada, see on tähtsam. Me peame minema Gracie Mansionisse neid kallistama ja sööma juustusteini, nagu hiljuti juhtus. Peate linnapeaga läbi saama, aga see linnapea on radikaalne islamist, kes on oma $1 miljoni naeratusega tekitanud rohkem viha kui ükski teine inimene, keda ma täna tean. Ta on üks ohtlikumaid inimesi selles riigis. Juutide suhtes kehtivad topeltstandardid. Mis uut, midagi uut. See ongi meie ajaloo lugu, aga meie jälle ärka üles, juudid. Me peame olema tugevad, me peame olema karmid, me peame olema uhked ja jah, me armastame politseid, aga me peame õppima end ise kaitsma. Tead, võib-olla marsime mõnda teise linnaossa ja vaatame, kuidas nemad end tunnevad ning saame oma tundeid väljendada. Tead, see, mis praegu toimub, viib meid otse põrguteele. Ja juudi kogukond on ohus nagu kunagi varem. Me võime rääkida USA põhiseaduse esimesest parandusest. Vaata, esimene asi, mida ma ütlesin, oli see, et ma ei taha midagi muuta. Mis teeb selle riigi eriliseks, ongi just need kaitsed. Aga kuidas on lood ülejäänud inimeste kaitsmisega? Tead, kuidas on enamuse kaitsmisega, kes on hirmul, hirmutatud, võtavad ära oma kipad, võtavad ära oma Taaveti tähed. Owen pole veel saanud sõna. Owen, ma arvan, me rääkisime ülikooli olukorras, ma mõtlen, kas peaksid olema ülikooli, politsei, õpetajad, teised, kes aitaksid jälgida, kas peaksid olema rangemad piirangud, kui valitsus seaduse tõttu suudab kehtestada? Vaata, Emiili, eraülikoolid esitavad huvitava küsimuse, sest USA põhiseaduse esimene parandus neile ei kehti. Miski ei takista Columbia ülikoolil, Harvardi ülikoolil või ühelgi teisel eraülikoolil Ameerika Ühendriikidest kehtestamast vihakõne reegleid, mis reguleerivad, mis ülikooli linnakus toimub. Ja me oleme näinud, kuidas ülikoolid selle teemaga maadlevad või kas oleme üldse näinud. Nii et neil ei ole esimest parandust nagu riiklikel ülikoolidel või valitsustel, mis neid kaitseks. Aga ma arvan, et sellest, mida me kuuleme, arvestades Ameerika süsteemi ja kui lai on sealne sõnavabaduse ulatus. Ning ma arvan, et meie kõigi arvates peaks Ameerika mudelis sõnavabadusel olema lai ulatus. Muudab see poliitikute jaoks veelgi olulisemaks sõna võtta. Ja Dov Hikindil on muidugi õigus, et linnapea Mamdani ja kõik teised peavad kaitsma New Yorgi juute. Aga ma tulen tagasi ja ütlen seda taas alandlikult, olles tuhandete miilide kaugusel, tuhandete kilomeetrite kaugusel. New Yorgi juudid ei ole Mamdani vassallid, keda tuleb kaitsta. Ma arvan, et sellele vihjabki Dov Hikind. Ta peab juhtima ja seadma piirid sellele, mis on vastuvõetav kõne, mitte sellele, mis on seaduslik kõne. Kõne peaks olema lubatud esimese paranduse alusel, aga see ei tee seda veel vastuvõetavaks. See ei tee seda normatiivseks. Ja kuna Zoran Mamdanil on mõjukas avalik platvorm, siis tal on jõud ja võime seda teha ning piire seada. Ja ma arvan, et tunne on, et ta pole seda teinud viisil, mis paneks juudi New Yorgi elanikud vähemalt peavoolus end mugavalt tundma. Ja see on suur läbikukkumine. See on läbikukkumine, mis jätab temast halva mulje. Ja muide, Emily, ta saab seda teha ilma, et ta peaks oma seisukohtadest Iisraeli suhtes grammigi taganema. Temalt ei paluta, et ta muudaks oma seisukoht Iisraeli suhtes, ükskõik kui äärmuslikud need ka poleks. Temalt palutakse, et ta teeks rohkem, et jõuda juudi New Yorgi elanike südamesse, mitte lihtsalt öelda, et ta kaitseb neid. Hästi, meil hakkab aeg otsa saama. Meil on 30 sekundit, et sellele vastata. Kas eraasutused peaksid rohkem tegema? Professor, palun alustage teie. No ma arvan, et üks asi, nagu õigesti öeldi, USA põhiseaduse esimene parandus ei kehti eraülikoolide kohta. Ma arvan tõesti, et eraülikoolid, nagu Vanderbilt, kus mina olen, saavad kõige rohkem kasu, kui nad võtavad kasutusele sõnavabadust tugevalt kaitsvad põhimõtted, isegi kui neil pole põhiseaduse järgi selleks seaduslikku kohustust. Sest kui nad seda ei tee, siis me sageli näeme, et nad on poliitikaid kasutatakse viisil, mis kahjustab akadeemilist vabadust, mis kahjustab ideede vaba vahetust. Probleem ongi selles, ja siin ma nõustun silmakirjalikkuse osas, kui me nägime seda kongressi ärakuulamist, kus olid Harvardi presidendid, MIT ja Penn State'i presidendid, ma arvan, ja neilt küsiti, kas teie poliitikad kaitsevad genotsiidi, teate küll, selle eest seismist. Ja nad tegelikult andsid. Sii puudutas. Kontekst. Jah, nad andsid juriidiliselt korrektse vastuse. Probleem oli selles, et kõik teadsid, et nad ei rakendanud samu standardeid, kui asi puudutas LGBT küsimusi.
mustanahalisi tuudengeid ja nii edasi. Nii et ma arvan, et ülikoolidel läheb kõige paremini, kui nad järgivad tugevat sõnalabaduse kaitset, isegi kui see kõne võib tunduda vihkav ja solvav, kui nad teavad seda tegema võrdselt. Ja loomulikult ei pea nad neid vaateid heaks kiitma. Tead, Vanderbilti ülikoolis, kui keegi tuleb ülikooli linnakusse ja ütleb midagi äärmiselt rassistlikku või antisemiitlikku, tead, kantsler ei pea seda heaks kiitma. Õige, Ta kahjuks võib on meie väljendada aeg oma otsas. mitte nõustumist. Aitäh teile kõigile, see oli väga huvitav. Kahjuks on meie aeg otsas, aga aitäh kõigile, et te meiega sellel väga-väga huvitaval. Soovin kõigile ilusat õhtut!